Tere tulemast, Tipikas TV vaataja. Oleme siis hetkel otse-eetris Kuressaare linnavõimalas ja algamas linnade karikas 2013. aasta linnade karika turniiri esimene meeste mäng. Mängul siis kohtuvad Võru ja Pärnu. Enne toimus siin ka vist, kui ma ei eksi, siis mäng naiste vahel. Naiskondade vahel kohtusid ja Kuressaare naiskond ja Tartu naiskond, mille siis Kuressaare naiskond võitis 3-1. Oskad sa ka öelda geimi tulemusi ehk? Nii täpselt ei ole meeles, aga esimesed 2 geimi oli nagu küllaltki võrdsed. Kuressaare läks juhtima, tartlased viigistasid, 3. geim oli selline neitlik ja 4. geim lagunes saarlaste küllaltki tugeva pallingu tõttu. Mäng lagunes koost ja võideti lausa 25-10. Nii, hetkel siis jookseb väljakule Võru võistkond ja nagu näha, Võru alustab koosseisus number 1 Olari Venno, number 16 Jarek Jänes, number 5 Bobi Pokker, number 9 Henri Treial, number 12 Kaido Treima ja kes mul ütlemata, 14. number 14 sai öeldud, Kevin Kaaristo ei saanud, jah, Kevin Kaaristo. Ja libero number 3 Mirko Hani. Teisel pool võrku siis Pärnu ja Pärnu algkoosseis number 16 Martti Keel, number 7 Jaanus Nõmsalu, number 1 Andrus Raadik, number 14 Sander Steinberg, number 18 Kristjan Jürimaa, number 4 Sven Saarpere ja libero number 5 Edgar Järvekülg. Mõlemad võistkonnad siis sinises, vast eristatav on, ei ole probleemi ja alustame siis Bobi Pokkeri serviga. Nii ja siin kaitsemäng Bobi Pokkerilt ja kontrarünnak, mis jääb endiselt mängu ja endiselt pall mängus. Nagu esimesest pallivahetusest näha, ilmselt mõnda aega pole seda palli just väga palju puudutud, et siukest ebakõla on omajagu sees. Ja siin ka iseloomulik lõpp esimesele punktile, et siuke paras sisseelamine, võiks öelda. Ja Pärnu meeskond ka lihtsalt targalt mängis, ei tahtnud eksida ja lõi plokis mööda või kaarega üle. Nii, pallingul Jaanus Nõmsalu ja seekord jalad maas planeeriv palling. Ja siin number 14 Kevin Kaaristo leidis augu Pärnu meeste plokis ja lõi selle punktiks. Ilusti jah, piki piiri ülealt alla tugeva löögiga. Pallingul Jarek Jänes. Ja seekord kiirustatud pallimänguparek ja viga. Et ega ilmselt siin olenevalt mängumehest on kindlasti kõigil siin, kellel rohkem, kellel vähem see mängupaus sees olnud ja eks selle tõttu kindlasti see mängu algus läheb omajagu aega, kui mängijad ennast suudavad jälle sama mängulainele viia. Ja siin häspalling siis Andrus Raadikult. Eks siin ole juba meestel suur Schenker-liiga läbi ka ja muidugi, kui siin vaadata mängijaid väljakul siis ja üldse mõelda sellele, et kes veel võiks siis oma kodulinna eest nii-öelda väljakul olla, siis kindlasti on Võrul omajagu mängijaid puudu, et siin Võrul treeneripingil Marko Metsis peatreeneri rollis ja abitreeneri rollis Tamar Nassar, kes samamoodi võiks ju samamoodi väljakul olla, aga kindlasti põhikoosid. Ja, aga tegemist tal siin väiksed põlveprobleemid ja hetkel siis ravib hooaja järgselt oma põlve ja pole hetkel valmis veel väljakule tormama. Ja tegelikult ka Pärnus on siin nii mõnigi mängumees puudu, et
kui siin veel Võru poolt tegelikult jätkata, siis kindlasti on siin Andri Aganits ja Robert Täht, kes võiks olla väljakul, aga siin noored mängumehed on kõik seotud noortekoondise ettevalmistusega ja noortekoondisega peaks olema hetkel Soomes mängima kontrollturniiri. Praegu tegi Võru Venno väga ilusa bloki. Ja Pärnu meestest, kes siin veel võiks lisanduda olla, kindlasti Raimo Pajusalu, kes ju ka põline pärnakas ja tegelikult ka praegult seotud koondise ettevalmistusega, aga pole täna siia kohale sõitnud ja näiteks ka Meris Merisaar, et ka Pärnul on mängijaid, kes võiks veel platsis olla, aga pole siia jõudnud. Samamoodi Selveri klubivõistkonna raudvara Argo Meresaar. Nii, pallingul siis Olari Venno. Ja väga tugev hüppelt palling. Hüppelt palling 2 vastuvõtja vahele ja tulemus selline, et ei jõuagi pall 3 puutega üle võrgu. Kuigi siin Sander Steinbergil oli küll võrdlemisi lihtne olukord, aga ka sellises olukorras eksitakse. Minnakse lihtsalt kohe punktiks tahtis hästi kavale lükke teha, aga tegelikult täitsa korduv situatsioon. Tugev palling hüppelt, pall seina ääres. Jah, aga nüüd lihtsalt toimus viga teisel puutel, mitte 3. Jah, viga oli teisel puutel. No vaatame, kas nüüd tuleb siis esimesel puutel viga. Seekord lühike hüppelt palling ja kiire tempomängija rünnakuga Sven Saarpere koostöös Marti Keelega vormistavad siit punkti Pärnu võistkonnale. Sven Saarperel nüüd planeeriv palling tulemas suhteliselt ebamugava serviga. Et siin pikki väljaku diagonaali tavast ta seda lööb ja nii ta ka siin täna ka on. Siin Pärnu poole peal sai plokipunkti Andrus Raadik, kes üldjuhul klubi hooajal siin, ta on küll universaalne mängumees, ka varem täitnud keskblokkeerija ülesandeid väljakul ka liigamängudes, aga viimane hooaeg kindlasti ainult nurgamängijana väljakul olnud, aga praegu siin sai plokipunkti. Servi viga, napilt auti. Nii, pallingul number 9 Andri Teial. Tuleb hüppelt palling. Ja läks siin omajagu auti. Tere tulemast siis tagasi Kuressaare spordihoonesse ja esimene tehniline timeout läbi ja võistkonnad taas väljakul. Üldse ma arvan, et tegelikult tegemist väga tänuväärse üritusega. Idee siimoodi hooaja lõpus pidada omavahel siis linnade vahelist võistlust, et täitsa huvitav idee ja miks mitte selline üritus võiks kujuneda traditsiooniks. See on tõesti ilus asi.
ja pealtvaatajad on ja mängijad on kõik ikkagi peaaegu kohal. Et just see, et on kaasatud nii meeste võrkpall, naiste võrkpall, et mina jään küll igal juhul lootma, et see turniir ei ole mitte ühe hooaja lõpuprojekt, vaid miks mitte, kujuneb siin väikseks traditsiooniks. Nii, Jaanus Nõmsalu, seekord siis hüppelpallingu kasuks otsustanud ja temporünnak koostöös Bobby Pokker, Kaido Treima ja punkt Võrule. Pallingul number 16. Siin toimumas vahetus. Võru meeskonnas ei vahetust. Esimene kohtunik Mehis Merilainen ei lubanud ja väike ebakõla sidemängija ja ründaja vahel siin. Ja raske punkti realiseeris siis Kevin Kaaristo. Oli küll väga raskes olukorda mängitud, aga ega seal muud lahendust väga tulemas ei olnud. Ei, seal oli täiesti julgelt mängitud ja seal meetrik enne jäi ainult ruumi sinna platsi nurkas lüüa. Nii ja hüppelt serv võrku Jarek Jäneselt ja järjekordne punkt Pärnu võistkonnale. Pärnul siis pallingul kapten Andrus Raadik. Nii Pärnu liigavõistkonna kapten kui ka siis täna siin kapteni kohustusi täitmas. Seekord siis võrgu peal olukord Sven Saarbere segamas Bobby Pokkeri tõstet ja sealt tulenevalt ka punkt Võru meeskonnale. Väike vestlus kodulinna meeste vahel, Jaanus Nõmsalu, Mehis Merilainen. Nõudis õiglust välja jälle, aga õiglus jäi Võrule. Ja eksib suhteliselt lihtsast olukorrast Anders Steinberg. Ühe ploki vastu oli ründaja mängitud, aga siit viga. Ja jätkab Kaido Treima. Üritas siin kavalat lühikest pallingut eesliini vastuvõtjale, aga palling jäi natuke liiga lühikeseks. Pärnu poole pealt siis asub servimas Anders Steinberg. Siukse omapärase servi liigutusega ta on, aga võib väga ebastandardset servi lüüa ja sealt tulenevalt ka tihtipeale raskusi vastuvõtjatel. Hästi kõrge palli tabamine, sealt tuleb juba terav palling, nagu ründelöök tuleb siia. Jah, mehel pikkust oma jagu, et kui see pall sealt kõrgelt ülevalt lendu läheb, siis ja jälle sidemängija usaldab Kevin Kaaristot, aga rünnakul viga. Pärnu on läinud ette 13-12. Jätkab Sander Steinberg. Väga hea terav serv. Olari Venno sai selle palli küll vastu, aga nüüd Bobby Pokkeri tõste jäi lühikeseks ja vajuks sinna ploki alla ära ja polnud keeruline Pärnu meeskonnal see plokipunkt võtta. Siis time out Marko Meti palvel ja Võru meeskond siis pidaks paremaks hetkel time outi kasutada. Pärnu meeskonna treenerid, mis meil veel ütlemata, oleme võlgu veel need nimed, et Pärnu meeskonda siis juhendamas sellel turniiril peatreenerina Andrei Ojamets ja abitreenerina Valdo Järvekülg. Samamoodi on Pärnu meeskonna pingi peal üks karkudega mees siis Asko Esna, kes on antud siia turniirile ülesse kui siis Pärnu meeskonna füsioterapeut. Et seekord siis Valdo Järvekülg, kes üldjuhul seda rolli täidab, on andnud ohjad Asko kätte. Võru päästis nüüd hästi raske pallingu ära.
ja mäng käib veel. Nõmsalu tagaliini rünnak 6 pealt jäi mängu. No kas kordavad? Ei, seekord siis jälle kesktoonist rünnak, Martti Keel ja Sven Saarpere koostöö ja jällegi punkt Pärnule. Nüüd siin on väike spurt Pärnu poole pealt Tasa ja targu, jah. toimunud, et vahe juba siin 3-punktiline ja endiselt jätkamas pallingul Sander Steinberg. Raske pall ja nüüd jälle tegevist ainult päästmisega. Ja punkt jällegi Pärnule. Oli ka ploki viga, siin mängijad võrgus, aga samamoodi ka kaitsest pall igal juhul punktiks ja tehniline timeout. Ja jälle tagasi Kuressaare spordijoones ja siis esimeses game'is teine tehniline timeout lõppemas, seisul 16-12 juhtimas Pärnu. Ja Pärnu on nüüd 6-2 väikse spordi teinud. Ja Võru meeskonnal, nagu näha, toimub vahetus. Väljakult lahkub number 16 Jarek Jänes ja väljakule number 8 Kajar Kivioja. Oli küll jälle endiselt palling, mis siis pani tegelikult Võru võistkonna kergelt surve alla, aga siin lõpuks Võru meeskond siis suutis punkti endale mängida. Number 14 Kevin Kaaristo pallingul. Jällegi ebakõla siin sidemängija ja Sander Steinbergi vahel, nagu näha, ega mehed vist väga palju koostööd lihvida pole saanud, et ega see üksteise mõistmine hetkel kindlasti jätab soovida, aga vast iga game'iga see asi läheb paremaks. Järjekordselt Sander Steinberg mängitud ühe ploki vastu, aga tulemuseks on outi löök ja lihtne punkt Võru meeskonnale. Martti Keel kontrollis üle, et kelle viga oli, kas nüüd sidemängija viga või ründaja viga, aga Steinberg eksis teistkord ikkagi ise. Ja nüüd jällegi nurgast rünnak Kristjan Jürimaa ühe ploki vastu. Diagonaali ei ole probleem seda palli maha lüüa. Pärnu on keskelt ohtlikult, nii mõnigi temporündak on olnud, nii et temporündajat peab jälgima, et jääbki nurka üks plokk. Ja nüüd Pärnu meeskonnal ka toimus siis vahetus. Väljakule Edgar Maier ja pingile Kristjan Jürimaa. Edgar Maier tuleb servima ja hüppelt palling. Mõlemad võistkonnad siin omajagu kasutamas temporünnakut. Kui pallingu vastuvõtt on käes, siis sinna ka seda palli päris palju tõstetakse. Oli järjekordne võimalus Sander Steinbergil, aga nüüd endiselt jäi pall mängu ja jälle temporünnak ja kaitse. Neljas rünnak ja nüüd. Küll Mirko Ani siin mängis kaitses päris korralikult ja suutis siin temporünnaku üles tuua, aga kontrarünnak seal Olari vennal. Plokk oli korrektselt paigas ja sealt lahendust välja mõelda ei suutnud ta paraku. Edgar Maier jätkamas. Edgar Maieril kindlasti pole see uus ülesanne, et tulla niimoodi pingi pealt kohe servima, et ka Pärnu liigavõistkonnas siis on Edgar Maier tihtipeale seda sama rolli ka täitmas. Nii Olari Venno,
eelmised servid on omajagu pahandust siin valmistanud, aga seekord hea vastuvõtt ja Jaanus Nõmsalule tõste küll vajus sinna ploki alla ja jäi suhteliselt ebameeldivaks, aga Jaanus Nõmsalu kogenud mängumehena kogemustega jah, lõi plokist out'i. tegi kõige parema rünnaku, mis võrkpallis saab teha, ehk siis plokist out'i ja enda poolele. Enda poole peal, et ei saaks päästa. Ei saa seda jah, keegi ka edasi mängida. Sven Saarperelt korralik palling. Küll nüüd temporünnak Võru poolt keskelt. jah, Henri Treial, et kuigi Henri siin natuke jäi hiljaks ja sellest tulenevalt ka sidemängija ei tunnetanud teda ja tõste tegelikult oli suhteliselt sihuke ebakvaliteetne, aga suutis raskest olukorrast küll omajagu kõvera käega selle palli punktiks lüüa. Aga punkt on punkt. Henri Treial ise ka pallingul ja pall puutub vastuvõtust antenni ja punkt Võru meeskonnale. Hästi huvitav keriv palling oli sinna alla, nii et tal tavaliselt nagu nii alla ei kerigi, või mehed teisi me ei tunne. Jah, nüüd siis seisul 18-19 kasutab Pärnu meeskonna peatreener Andrei Ojamets oma esimest time-out'i. Võru siin oli küll nüüd 3-4 punktiga kaotusseisus, aga hetkel on vahe mängitud minimaalseks ja kas õnnestub siis nii-öelda geimi lõpupunktideks mäng viigistada ja ehk näeme siis põnevat lõpplahendust sellele esimesele geimile. Nii nõu peetud ja meeskonnad tagasi väljakul ja Henri Treial servimas. Nüüd Võru peab plokiga rohkem vaatama, Pärnul on 2 ründajat ees, Martti Keel ja Steinberg tagant diagonaalist on. Kindlasti Andrei Ojamets siin lootis sellele, et Henri Treialil servirütm on häiritud sellest time-outist, aga ei, tuli väga korralik serv ja ilma rünnakuta anti pall siis Võru poolele ja Võru realiseerib siit kontrarünnaku ja seis 19-19. Henri Treial siis jätkamas. Ja nüüd siis läks serv out'i ja Pärnul õnnestus halvimat nii-öelda vältida, et ei olnud just kõige lihtsam ja soodsam asetus ka nende jaoks ja nüüd asi vähe lihtsamaks. Martti Keel pallingul, vaatame, mis Martti suudab oma pallinguga teha. Korralik serv ja keeruline pall siin Võru diagonaalründajale Kaaristole, aga ega siin nüüd 100% pallitabavust ei olnud. Ja selline pool pallist mööda löömine, piki piiri suunatud löök. Bobi Pokker pallingul ja 4 peale Sander Steinbergil, aga jällegi oli ikkagi ebakõla siin sidemängija ja diagonaalründaja vahel ja siit tuleb ka vahetus. Väljakult lahkub siis. Steinberg on ikka niivõrd pikk, et tuleb väljakule Kardo Kõresaar, küll seekord diagonaalmängija positsioonile, aga vaatame, kas kohe õnnestub 4 pealt siit ka punkt lüüa ja nii ta ka oli. Et asi lihtne. Punkt löödud ja Jaanus Nõmsalu pallingul. No nüüd Jaanus Nõmsalult oleme näinud 2 erinevat pallingut, et mis siis seekord? Kas tuleb alt palling ehk? Nii seekord hüppel planeeriv palling. Mitte just kõige agressiivsem, aga jällegi kordselt piki piiri suunatud löök, aga ei jäänud maha. Edgar Maier kätest seda palli out'i lõi ja samamoodi oli ka plokkvõrgus, näitab mängu teine kohtunik Aare Keel. Jaanus Nõmsalu jätkamas. Hüppelt palling. Samamoodi võiks öelda, et mitte just kõige agressiivsem hüppempalling, et aga ilma veata. Ilma veata, aga siit siis tempo rünnak. Praegu nägime ära, et Raadik ei ole nagu keskmist plokina väga tihti mänginud, siis jäigi nagu plokina hiljaks ja oli ilus tempo rünnak Võru poolt.
aga Võru nagu ei karda riskida Pallinguga. ja Võru ilusti mängib kaitses, uus rünnak Andrus Raadikult ja 2 teisel korral siin kavala anitusega suudab palli punktiks mängida, et Võrul siin Olari venna oli plokis ilusti abis ka seal keskelt, abistas siis oma keskmeest Kaido Treimat plokis, aga Andrus Raadik nägi selle ära ja tegi hoopis selle anituse ja teisele poole ja sealt see punkt ka tuli. Pärnu meeskonna kapten eksib Pallingul ja seis 23-23, et siis seis on jah, tõesti väga kriitiline. saame näha huvitavat game'i lõppu, et kes siin mõne punkti serviga saab või iga lihtne punkt on kullahinna eest nii-öelda sellises seisus. Kaido Treima Jaanus Nõmsalult vastuvõtt ja Edgar Maier anitab plokki. Läks kavalat lahendust otsima, võib-olla ei julgenud väga otsustada täisjõuga seda palli lüüa, iseenesest siin sektor diagonaali tundus vaba küll olevat, et okei, pall natuke vajus talle sinna madalaks ära, aga selline lahendus ja punkt Võrule ja Võru on 24-23 asunud esimest game'i juhtima. Vaatame, Tamar Nassar seal juhendamas, andmas edasi oma kogemusi, mida siin Pärnu meeskonnas viimastel hooaegadel on omandatud ja vaatame, kas sellest tõuseb ka tulu. Meeskonnad siis tagasi väljakule tulemas, iseenesest siin vaadata Pärnu koosseisu, kes parasjagu väljakul, siis mis sa arvad, kuhu see tõste läheb siin, kui nüüd tuleb vahetus. Tuleb vahetus, tagasi Kristjan Jürimaa, aga endiselt ma olen seda meelt, et see viimane lahendus 4 tsoonist ei tule, et tuleb see lahendus kas keskelt, kui vähegi võimalik, või siis 2 pealt, kus on siis praegult Kardo Kõresaar. Ilmselt 2 pealt isegi, sellepärast keskel on nagu ja lähebki 2 tõste. Oli ebamugav pall Kardo Kõresaarel, pall tuli selja tagant kaugelt nii-öelda väljaku sügavusest ja ega sellises olukorras seda plokki tunnetada näha on suhteliselt keeruline ja sealt tulenevalt ka siis viga. Esimene game lõppes tulemusega 25-23, võitis selle Võru. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Nii, oleme jälle tagasi Kuressaare spordijoones ja esimene game on siis lõppenud ja pisut väikese üllatusega. Võru on võitnud Pärnut seisuga 23-25. Ega tihtipeale need üllatused võivad tekkida, kui siin ikkagi game'i lõpupunktideks on seis viigis, siis seal juba hakkavad sellised inimlikud tegurid mängima, et kellel siin väike
psühholoogiline pinge peale ja loomulikult, nagu ma ka ennem ütlesin, et sellise seisu peal iga lihtne punkt, mis on siis vastase kergest veast teenitud, on igal juhul väga, väga väärtuslik punkt. Ja Võru meeskond müts maha nende ees, ei lasknud viimastel pallingutel mitte nõrgemaks seda, aga täiesti ohtlikult lõid pallingut ja tänu sellele ka ei tulnud õiget viimast tõstet üles. Jah, nüüd jõudnud ka meie kätte siin siis esimese game'i statistika ja Võru poole pealt kõige tulemuslikum olnud siis Kevin Kaaristo 5 punktiga, siis Kaido Treima 3 punkti, Olari Venno on natuke number segamini, aga tundub, et jah, on 4 punkti. Ja Pärnu poole pealt torkab kindlasti silma üks number, kes on siis kõige suurem patustaja olnud, Sander Steinberg on 6 punkti andnud Võru meeskonnale ja suurim punktitooja on Andrus Raadik 4 punkti ja Sven Saarpere 3 punkti. Ega siin selles mõttes numbrid on võib-olla iseloomulikud ajale, millal turniir toimub, et ega siin numbritest midagi väga, väga kvaliteetset vaadata ei ole. Nii, vaatame koosseise väljakul. Pärnu poole pealt on muudatusena Edgar Maier siis alustamas põhikoosseisus, Kristjan Jürimaa jätkamas vastuvõtjaks koha peal ja tundub, et Jaanus Nõmsalu ja Andrus Raadik on kohad vahetanud, et Jaanus Nõmsalu ilmselt siis see game on temporündaja. Ja palling Martti Keele poolt ja esimene punkt Pärnule. Ja Võru poole pealt tundub, et vahetusi on toimunud siis nii palju, et kas number 8 Kajar Kivioja on põhikoosseisu pandud ja alustab seda game'i. Teine palling järjest Martti Keelel ja tundus, et vist tegelikult see pall oleks out'i lennanud, aga pall lendas piisavalt kiiresti, et Olari Venno ei suutnud selle palli kiirusele reageerida ja sealt eest ära tulla. Et igal juhul punkt, järjekordne punkt Pärnu meeskonnale. Jälle palling oli käes ja kasutati temporünnakut, mida oleme siin täna omajagu ka näinud, kui see palling sinna sidemängijale vastuvõtus korralikult kätte läheb, et siis seda temporünnakut ikka päris palju kasutatakse. Jah, kuigi 2 plokki oli ees, aga väga kavalalt üle plokki anitatud sinna keskele. Ja väga korralik ajastus plokis Kevin Kaaristolot. Olid käed ilusti vastase poole peal ja pall tuli täpselt nii-öelda ideaalses suunas tagasi väljaku keskpoolele ja sealt edasi julgestada seda üles on suhteliselt keeruline. Kuna pall läks piisavalt kiiresti ja piisavalt ette tuli see pall maha. Ja oli jällegi tegelikult siin sidemängija ja ründaja koostöö jättis küll soovida, aga ühe ploki vastu oli see Martti Keele poolt mängitud, aga punkti Kristjan Jürimaa siit. Võib-olla Pärnu mehed on nagu natukene kõrgema tõstega harjunud, et nad nagu jäävad nagu hiljaks, et pall on nagu ees, aga ei saa lüüa. Noh, eks siin on ikkagi see ebakõla suur, et võib-olla see tahtmine on nii-öelda suurem, et tahavad, nagu siin tundub, et mängijad tahavad hirmsasti kiireid tõsteid lüüa, et jooksevad sinna hirmsasti sisse, aga ega ei ole see mängija praegult veel võimeline seda lööma ja ega sealt sidemängijad nii kiiret seda tõstet ei tule ka. Ja läks külje peale out'i siin 1,5 meetrit. Mehis Merilainen fikseerib olukorra ja pallingul Jaanus Nõmsalu. Selles game'is siis temporündaja Jaanus Nõmsalu. Lihtne palling. Ühe ploki vastu 4 peale see tõste läks, aga tundus, et Olari Venna jaoks ka see pall jäi natuke madalaks. Natukene madalaks jälle, sealt rannet nagu peale, lükkas selle palli pikalt out'i. Jah, et pigem oli siukse sunnitud löögisuunaga, mitte enda poolt valitud löögisuunaga. Kevin Kaaristo siin 2 ploki vahelt selle palli mängis ja nüüd kavalalt siis Kaido Treima lahendas olukorra. Et Pärnu meeskonnad üritas seda palli siis mängida sinna tsoonide 2 ja 3 vahele, et segada võimalikult palju sidemängijat tõstma asumisel
aga siin jah, Kaido Treima ennetas seda ja sooritas korraliku ründelöögi. Nagu näha jällegi, tahtmine on suurem ründajate poolt. Midagi ees ja kuhugile minema aga Raadik väga hea randmelöögiga ta lihtsalt lõi pikalt diagonaali maha. Ja Andrus Raadik ka ise pallingul. Et Raadikul ei olnud see serv ka täna ei ole väga hästi ees. Eelmise korra ta eksis, vaatame nüüd. Ja tugev palling, aga out. Nii Võru meeskonnal asub servima siis number 14 Kevin Kaaristo. Ja jällegi pallingu viga ja vahetavad siis võistkonnad omavahel viisakusavaldusi. Jah, et nagu ei tundugi, et see palling nii riskeeriv oleks, aga viga tuleb ikka. Nii, Edgar Vervekülg oli valmis sidemängija anituseks ja Kristjan Jürimann neljatsoonist siis kätest outilöögiga selle punkti Pärnule vormistab ja 8-5 esimene time-out teises skeemis juhtimas Pärnu. Ja tagasi tehniliselt time-oudilt ja Pärnu eduseisus 8-5 jätkab pallimist Edgar Maier. Hüpped palling jälle kahe mängija vahele ja siit ka lihtne punkt. Ega tihtipeale seal hüppelt pallinguga ongi, et kui see serv suudab mängija selle servi sinna kahe mängija vahele lüüa, siis on need punktid tulema, et kui ta võib olla hirmus kõva, aga kui ta täpselt mängijale pihta läheb, siis mängija teeb täpselt samasuguse elemendi nagu kaitsemängus ja on see pall ilusti õige koha peal. Jälle palling käes. Obi Pokker üritab mängida keskelt. Mängib siis kombinatsiooni vahe Henri Reialiga, aga oli jälle siuke rütmiline elakõla. Ja blokk oli ees ka, et nagu ei petnud blokki ära. Nüüd küll Kristjan Jürimaa oli juba ammu blokist ära pagemas, kui see tõste sinna selja taha läks, aga Pärnu õnneks oli tõste kvaliteet, jättis tugevasti soovida, ega sealt rünnakut ei järgnenudki. Ja Võru meeskond siis kasutamas oma esimest aega teises skeemis. 5-11 taha jäänud seisu. Ma vaatame eelmine kord, kui siin mainisin, et Tamar Nassar jagamas näpunäiteid seal väga aktiivselt, et kas eelmine kord oli sellest kasu, kas seekord ka. Igal juhul jällegi seal aktiivselt seletamas on ja Marko Meti nägu on ka juba nõksuke tumedamaks läinud, et kas on see tingitud ka seisust või lihtsalt sellest, et Kuressaare spordijoones on palav? Ma arvan jah, et eks nagu väike hirm on juba nahas, kui 6 punkti vahet on. Väike segadus Võru võistkonna poole peal, jah, aga jällegi nii kui on aega Pärnu meestel see käed seal blokis paika sättida, siis on seal see blokk päris korrektne, et selle koha pealt Sven Saarpere on selline mängumees, et tal see suke bloki vaist on täitsa korralik olemas ja ei ole ta just kõige pikem tempo mängija, aga kui tal aega on, siis
aega oma käsi sinna paika panna ja siis see ploki kvaliteet on ikka väga korralik. Nüüd oli Pärnu poolt servi viga muidugi, aga Olari venna siis seekord planeerib palling ja näed, tuli ka punkt. Pall kukkus sinna suhteliselt järsult sinna 4 meetri peale maha ja Edgar Maierile täpselt nina ette ja servi jääs siis Olari venna kontosse. Tõste tahaliini Andrus Raadikule, kaitses pall Võru poole pealt ülesse mängitud ja Olari Venno punkt ka tagaliinis 6 tsoonist rünnakul. Et polnud nüüd küll see päris paibi kombinatsioon, et kiirus oli kombinatsiooni mängimiseks suhteliselt aeglanud, pidev oli ta siuke hädalahendus sinna 6 peale. Aga punkt oli jällegi toodud. Ja nüüd Bobby Pokker teise nüüd tegi ilusti, jah. sidemängijana siis teise puute pealt ise 1 punkti oma kontosse ta tõi. Ja tiksub jälle 6 punktist on saanud 3, et salakaval võistkond see Võru. Jah, 9-12 seisul siis on sunnitud Pärnu meeskond Andrei Ojamets, Valdo Järvekülg võtma time-out'i ja loomulikult ka abistamas neid Asko Esna. Arusaadavatel põhjustel püsti väga palju aega ei viida seal time-out'ide aega, aga ma arvan, et Asko puhul võib selle täna kindlasti andeks anda, et põhjused on arusaadavad ja võib öelda ka, et silmaga nähtavad. Olari Venno jätkab siis pallingut. 2 korda siin otsustanud planeeriva pallingu kasuks, et kas ka nüüd. Jah, planeeriva palling siit tuleb. Ja tegi siukse klassikalise mängumehe vea. Võrkpallis võetaksegi aegu, kui keegi hakkab järgi tulema või midagi. Andrei Ojametsa punkt oli see, võttis aja ja Võru eksis. Sven Saarpere siis pallingu. Jällegi diagonaal suunas see pall läks 5 peale, aga palling käes ja jällegi, kui on pallingu vastuvõtt käes, siis Bobby Pokker kasutas jälle tempo rünnakult ja Endre Treial vormistas selle sealt punktiks. Nõmsalul jäid käed õlad laiaks ja läbi käte vahe sai Hendri palli maha rööda. Nõmsalu on liiga palju kangitrenni siin teinud vist. õlad laiaks teinud. Ja. Siin oli nüüd olukorras näha nii-öelda väga korraliku libero esitust, ehk siis tegelikult see pall oli peaaegu juba Edgar Maierile tulemas, aga siin Edgar Järvekülg astus julgelt sammu Maieri poole ja nii-öelda abistas siis nurgaründajat vastuvõtul ja võttis selle pallingu ise. Iseenesest selline olukord on nüüd kindlasti asi, mis on, kui libero suudab seda väljakul teha ja võimalikult palju neid vastuvõttega teinekord seal nurgaründajate eest ära võtta, on see siis väheke lihtsam planeeriv palling. See on ainult abiks võistkonnale, sest selle võrra jääb rohkem jällegi aega ja võimalust selle nurgaründajal valmistuda rünnakuks. Nüüd on siis Marti Keel 2 pallingut teinud, üks hästi tugev taha piiri peale ja teine nagu pettelöögiga ette võrgu alla ja mõlemad tõid edu. Jah, kas siis kokku selles skeemis Marti Kell 4 punkti pallingust. 4 punkti. Alustas 2 äspallingu. Nii ja lõpetan siis oma nüüd mõtte, mis siin ennem pooleli jäi, et Marti Keele siis jah, 4 pallingupunkti sellest game'is, et alustas ta seda game'i 2 serviässaga ja nüüd ka 2. Nüüd muidugi tahtis väga kavalalt sooritada pallingut kiirelt
kiirelt jalad maas pärast kohtuniku vilet, et oleks üllatusmoment see Võru meeskonnal, aga eks ta tihtipeale on see kiirus ja mitte just kõige pikem aeg endale ka keskendumiseks ja siit tuli ka viga. Pärnu meeskonnal siis tulnud väljakule uus sidemängija Ergo Sartakov. Ja 2 korda sai kohe proovida 2 tsoonist Kristjan Jürimaa. Esimene kord siin Võru meeskond õnnestus palli kaitses üles mängida, siis teine kord oli juba korralik sooritus blokis. Polnud just kõige pikem blokimees tal vastas Jarek Jänese näol, aga ega see blokis ongi, see kõrgus ei olegi tihtipeale nii oluline, olulisemad on seal see ajastus ja tihe plokk ja hirmutab lööja ära. Praegu nagu paljad tahavad väga kindlalt punkti saada, riskivad suunamisega. Noh, eks see palling on, eriti sellises olukorras, kus võistkonnad pole väga palju kokku mängu saanud harjutada ja on ta ju ainuke element võrkpallis, mis ei sõltu ühestki teisest võistkonnakaaslasest, et saab seda täitsa iseseisvalt sooritada ja eks on võib-olla sellest tulenevalt arusaadav põhjus, miks selle pallinguga üritatakse siis pahandust teha võimalikult palju. Nii Edgar Järve küll korralik vastuvõtt ja Jaanus Nõmsalu temporündajana lööb palli maha. Mees nagu orkester. Nüüd siin pallipoisid natuke rahmeldamas palli taga, aga tundub, et oli kasuks Jaanus Nõmsalule, sai korraliku jalad maas, pikk planeeriv palling ja raskustega vastu võetud ja rünnak lähebki auti. Kasutas ära nüüd selle väikse tähelepanu ajumise vastuvõtjatel ja tegi ise nüüd pärast kohtuniku vilet kohe kiire pallingu. Ja Võru meeskonnal vahetus, sidemängijad vahetavad, Bobby Pokker siis pingile ja väljakule number 11 Sten Maask, jah. Kuue tsooni tõste läks, mitte kombinatsioonina, aga abitõstena pigem, jah. Platsi, jah. Aga ploki kvaliteet jättis soovima ja sealt punkt plokist auti. Jällegi see nii-öelda kõige parem punkt võistkonnale, ehk siis plokist enda poolele auti löömine. Ja Võru meeskond siis kasutamas oma teist timeouti teises game'is seisul 20-13. Pallingul siis jätkamas Jaanus Nõmsalu ja vaatame, mis seekord siis Jaanus Nõmsalul meile pakkuda on. Tuleb kerge hüppe pealt, no väga kerge hüppe pealt see planeeriv palling. Tsirkuse artist juba. Nii pall mängus ja läks see tõste küll natuke kiireks Edgari Maieri jaoks ja tegelikult jooksis ka sinna antenni taha ära, et ega sinna piirilööki enam võimalik teha ei olnud ja isegi sinna 6 tsooni oli raske lüüa, et ainuke variant, kuhu seda palli toimetada oligi see, mida praegult 4-4 Edgar Maier tegi, jah. Taktikaline lühike serv Olari Vennole, vastuvõttu temporünnakuks mängida ei saanud ja asi oli väga lihtne, ega sinna muud varianti polki kui selja taha tõsta ja 2 plokki korrektselt oli Pärnu poole peal paigas ja punkt Pärnule seis 22-13. Siis on juba Pärnu plokki raske lõhkuda. No nüüd läks pikk palling sinna. Küll tundus selline natuke mitte üks kõige kvaliteetsem olukord seal võrgu peal. Et oli see nüüd siis plokipuude sidemängijale või igal juhul punkt Pärnule. Olari Venno toob 14. punkti Võru meeskonnale ja Kaido Treima kord pallingus siin mängu panna.
Pall oli küll madal Hästi siin Sven madal, Saarpere, aga leidis selle kõige pikema diagonaali sinna väljakule ülesse ja Piiri peale. sinna ristnurga lähedale see pall ka maandus. 24-14. Gamepall Pärnule. Andrus Raadik siin enne pallingule asumist vaatas tükk aega seda tablood, et kas mõtleb midagi põnevat meile seekord välja. Tahab äkki ise game'i ära lõpetada. Jah. Olari Venno rünnak jäi plokki pidama ja kontrarünnak mängitakse jälle kesktsooni Sven Saarperele ja seisuga 25-14 on teise game'i võitnud Pärnu meeskond. Ja 1-1. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Tagasi siis spordijoones, reklaamid vaadatud ja on jõudnud ka meie laua peale siin eelmise game'i statistika, et Kuressaare selles mõttes on nüüd siin kardinaalselt seis muutunud, nagu oli tegelikult ka mängupilt muutunud, et ega iseloomulik oli siis Võru meeskonna mitmed vead vist selles game'is, et siin numbrid vaadates ka, et ega plussi poole peal ainult Jarek Jänes, ülejäänud kõik mängijad miinuse poole peal. Sellise. Ja Pärnu siin tublisti parandanud oma numbreid, kui siin eelmine game kokkuvõttes püsiti nullis pluss-miinus süsteemis, siis see teine game tulemusega +10 ja sealt ka siis mängu kvaliteedi tõus ja punktid siis game'is punktid 25-14 Pärnule. Nüüd suurimad punktitoojad Pärnu poole peal 5 punkti sidemängija kontol. 5 punkti siis Martti Keelet, 1 punkt plokist ja 4 punkti pallingust ja sellega ka kogu meeskonna kõige resultatiivsem siin eelmises game'is, et kindlasti ei ole see tavaline nähtus, kui sidemängija on oma meeskonna resultatiivsem, et ma ei tea, kas üldse sihukest mängu oled näinud, kus on üldse mängu kokkuvõttes kõige resultatiivsem mängija sidemängija? Tänapäeval vaevalt, et võib-olla siis, kui kunagi mängiti 2 sidemängijaga ja 4-2 süsteemi, et siis võis kindlasti seda juhtuda, aga siin viimased aastad julgen kahelda, ise pole kindlasti näinud. Ja Võru meeskonnal suurim punktitooja Olari Venno, aga samamoodi tegelikult ka suurim patustaja, et siis 3 punkti kokku tõi ja vigu isegi kogunes lausa 6. Et sealt tulenevalt siis Olari Venno pärast teist game'i, õigemini teises game'is oli siis tema pluss-miinus süsteemis punktide arvestus -3. Hetkel siis toimumas siin väike meelelahutus meil.
Kuressaare spordihoones ja pealtvaatajad, kes tulnud siis täna siin linnade karikale kaasa elama, vaatama, saavad ka ise kätt proovida pallingu sooritamisel. Vähemalt siiamaani minule tundub küll, et pole nüüd väga kaua siin spordihoones olnud, aga siin tunni ajaga on jäänud küll mulje, et kogu korraldus ja kõik asi tipp-topp toimib ja tegemist väga korraliku üritusega ja sihuke õhkkond on sihukesele hooaja lõpule väga iseloomulik. Väga tore on selline, iga rahva peale on mõeldud ja auhindade peale on mõeldud siin rahvale andmisega ja kõik, et siin jätkub tegevust kõigile. Nii, ja võistkonnad tulemas jälle väljakule, et minul on kohe küsimus, et huvitav, kas Jaanus Nõmsalu võtab nüüd siis sidemängija rolli endale, et tempomängija positsioon on proovitud, vastuvõtupositsioon proovitud, et kas nüüd on sidemängija kord. Aga vist jääb ikkagi Sartakov mängima sinna. Jah, muudatusi Pärnu meeskonnal rohkem tundub, et ei olegi, et Erko Sartakov siis jätkab, nii nagu ta tuli siin vahetuses sisse teise geimi lõpp. Positsioonid tunduvad, et on samad, Jaanus Nõmsalu temporünnakul, Andrus Raadik diagonaalpositsioonil ja muu seltkond on jätkamas. Kas Nõmsalu tegi vist 2 head lööki siin teises geimis? Blokini vist seekord ei jõudnud või sai ühe ploki kirja? Ei, seekord keskblokkeerijana esimene geim plokipunkte tema kontosse ei toonud. Võru meeskonnal siis sidemängijana jätkab Bobby Pokker ja muud väljakul olevad mängijad kõik tuttavad. Raske pall Andrus Raadikul lüüa, jätab selle palli mängu. Ja nüüd teine kohtunik Aare Keel vilistab siin Erko Sartakovile keskjoone vea ja nii-öelda tasuta punkt siis Võrule. Jällegi võrumeestel plokis käed vahel ja samamoodi ka Pärnul, kuid Pärnu nüüd siin rünnakut üles võtta ei õnnestu. Ilusti ühe ploki vastu oli tõstetud, aga eksimine lihtsalt. Pikipiiri löögiga auti. 1-1 seis tablool ja pallingule Kristjan Jürimaa. Vastuvõtt läks küll võrgu peale, ega sealt muud lahendust vist Bobby Pokkerile poleks ka tulnud, et tal oli piisavalt ebamugav, et temporündajad sealt leidis üles, ega 4 peale kindlasti see tõste oleks ebakvaliteetsem olnud, et ja Jaanus Nõmsalu nüüd tegi tagasi. Tegi vähe kiirema liigutuse temporündajana ja oli enam-vähem õigeaegselt seal peal ja eelmine rünnak oli Võru poolt just tema plokist mööda löödud. Absoluutselt. Ehk ta siin niimoodi positsioonide vahetamisega ongi, et hea küll, et rünnakul on nagu lihtsam hakkama saada, et plokis seal keskblokkeerijana nagu praegu väga hästi näha oli, et hetkel Sven Saarpere läks ilusti oma mehega kaasa ja luges nii-öelda sidemängija tõste sinna ära ja oli ka plokk tulemas, et Jaanus Nõmsalu sinna hetk varem seda teha ei suutnud. Ja rünnaku viga jälle 2 pealt. Jah, siin Kevin Kaaristo patustas jälle antennilöögiga. No ühe ploki vastu oli Olari venna mängitud, et no see tõste nüüd Raadik tegi ploki, tema jaoks ka küllaltki ebastandardne koht. Et üldjuhul jah, siis mängus Andrus Raadik plokis tegutseb teisel pool antenni juures, kui ta mängib siis oma tavalisel positsioonil, nurgaründaja positsioonil. Ja jälle. Siin on jah ridamisi eksimusi Võru poole pealt ja Marko Mett
kasutab ka oma esimest time-out'i seisul 6-2. Et miskit jah, peab muutma, et ega Pärnu ei peagi midagi tegema, Võru teeb ennem kõik ära, et jah, ega Jaanus Pärnu Nõmsalu siin punkt. serviga ka väga palju kiusamas ei ole hetkel Võru meeskonda, et siin on tõsted siin ühe ploki vastu nii järjest olnud siin 2 viimast tõstet siin ühe ploki vastu, aga ei ole ründajad suutnud seda palli seal punktiks realiseerida. Nii meeskonnad tagasi väljakul ja Jaanus Nõmsalu asub siis servima. Kas mõtleb jälle üllatusservi välja? Seekord mitte. Hüppelt palling. Ei saanudki siin täpselt alu, kas nüüd oli tegemist kas oli jaapanlase üritusega või lihtsalt rütm läks segi ja jälle ühte plokki sisse. Ja vastuvõtus siis pall Pärnu poolele ja sealt ei ole probleemi tehniline aeg. Edgar Maieri selle palli punktiks löömisega. Tagasi Kuressaare spordihoones tantsutüdrukud lõpetamas oma etteastet, tablool seis 8-2 Pärnu meeskonna kasuks ja jätkub siis 3. game. Ja jätkub siin Jaanus Nõmsalu pallinguseeriaga. Siiamaani on kas 4. või 5. palling nüüd siis Jaanus Nõmsalul järjest. Ja varieerub iga serviga. No nii, nüüd lõpuks üks punkt ka Võrule plokist out'i. Ja Võru poole pealt läheb servima Kaido Treima. Jälle palling 2 vastuvõtja vahele ja kohe tekitab segadust, kes seda palli mängima peab. Ja sealt tulenevalt tempomründaja välja mängitud. Ja Võrul küll meisterdasid sinna 3. ploki ette, aga Edgar Maier sooritas hoopis võrgupea ja plokist seekord plokini ei jõudnud. Tundub, et oleme veel võlgu ühe nime Võru meeskonnas. On toimunud vahetus siin 3. game'is, mida veel pole ära maininud, on temporündaja Henri Treiali asemel on mängu tulnud Martin Lukka. Nii et tsooni 2 tõste Kevin Kaaristole ja järjekordne punkt Võrule. Selles game'is ei saa nüüd öelda küll, et väga järjekordne, et punkte nii palju ei olegi, et jah, mitmed löögid on siin plokis olnud, nüüd saime. Ja vana kaval rebane Ergo Sartakov tahab ise ka punktitoojana nimekirja saada ja teeb siis ühe punkti sidemängija hanitusena osavalt keset väljakut, kus valitses Võru poole peal tühimik. Ja Olari Venno raskustes 2 plokki. See on tal kogu aeg pidevalt vastas, et midagi tempot üles ei tule, ikka 2 täpselt, plokki. vastuvõtt on kaugel. Tõste sinna 4 peale läheb. Sven Saarperel on aega jälle käsi sättida ja sealt korrektselt need punktid tulevad. Nüüd siis
Pallingu äärst lisaks Edgar Maieri poolt ja seis 12-5. Ja hakkab jälle see vahe kärisema Pärnu kasuks. Võru meeskonnal vahetus ka natuke positsioonides. Henri Treial tuleb väljakule ja tuleb väljakule diagonaalründaja kohale. Et kindlasti ei ole see tema jaoks võõras koht, siin mõned hooajad tagasi ka mängis Võru meeskonna eest ka Schenkeri liigas diagonaalründajana. Jah, Londoni olümpiamängud on kõigil meeles, mida temporündaja võib teha. Jah, mida universaalsem see mängumees on, ühtemoodi kindlasti, ega see kahjuks nüüd kindlasti ei tule. Olari venna Pallingul. Nüüd oleks hädasti vaja siin Pallinguga mõni abipunkt saada, et vähegi vähemale saada Pärnu meeskonnale. Aga ei. Pärnu poole pealt siis Sven Saarpere Pallingule ja etteliini temporündaja kohale Jaanus Nõmsalu tagasi. Ja Henri Treial avab oma punktiarve diagonaalründajana ja lööb selle diagonaal suunas jällegi sinna suhteliselt ristnurga lähedale. Võru poole pealt siis Martin Luka servimas. Planeeriv palling. Ja oli väike out. Ja samamoodi oli ka jooneviga seal Edgar Maieril 6 tsoonist rünnakul. Tundus, et jah, jalg oli natuke joone peal ja kohtunikud selle fikseerisid. Nii Edgar Maier ja vastuvõtt. Andrus Raadik 1 tsoonist jääb pall mängu. Ja jällegi Henri Treial. Lööb jõuga läbi ploki. Tagantliinist rünnakuga toob järjekordse punkti Võrule. Vaikselt hakkab vahe sulama. Ja Jaanus Nõmsalu. Tempo ründajana siis vahe koha pealt sooritab selle löögi ja keerates siis niimoodi kergelt üle õla siia 1 tsooni ja järjekordne punkt Pärnule. Nüüd jälle 6 tsooni siuke Hädatõste ja Võrule, aga kombinatsioonina seda kindlasti mängitud ei olnud, et ega siin Bobby Pokkeril väga valikuid ei olnud. Tempo ründajal oli igal juhul vastuvõtuga auti mängitud ja 4 peal oleks jälle hästi pikaks jäänud. Kas oleks jõudnudki välja sööta? Jaanus Nõmsalu jälle saab kätt proovida. Kas ka uuesti? Ja on. Kuid nüüd selle Kaido Treima luges selle läbi ja pani käed korrektselt vastu, aga jällegi kõrgust sinna väga vaja pole blokeerijana. Kontrarünnak ka juba ja ega seal olulisem on see, et mis su ajastus on ja kuidas sa need käsi seal paned. Tundus, et juba viga Pärnu poole pealt, aga tõste oli küll siuke ebatäpne ja vajus ka sinna antennine suhteliselt lähedale ja sinna võrgule lindi alla ära, aga Andrus Raadik sealt mõtles ainukese lahenduse välja ja sai siis punkti. Järjekordne viga Pallingul. Nii kas jälle Jaanus Nõmsalu? Ei, seekord siis 2 peale Andrus Raadikule ja Andrus Raadiku jaoks kindlasti see 2 tsooni rünnak, see mida ta tegelikult vastuvõtjana ühes asetuses kogu aeg teeb, siis kindlasti on tema rünnaku resultatiivsus seal tunduvalt parem kui nii mõnelgi teise tempo ründajal.
tagasi siis jälle Kuressaare spordihallis ja seisul 16-12 Pärnu eduseisus ja hakkab lähenema meile siis 3. game'i lõpplahendus. jah, nüüd enam eksida ei tohi ükski meeskond. No julgen arvata, et kui siin Võru meeskond 20. punktiks siin 1-punktilist, 2-punktilist kaotusseisu kätte ei saa, siis läheb see game kindlasti Pärnu meeskonnale. Ja nüüd ei saanud Henri hakkama 4 rünnakuga. Noh, tundus, et siin tegelikult oli tegemist asetuse veaga. jah, et nüüd on ta järsku siin juba 3 peal, ütles 4 pealt. Et ilmselt siin väike aps kohtuniku poole pealt, et õige asetus tundub, et on selline. Et ikkagi sidemängija Bobby Pokker on taga 6 tsoonis. jah, see oli Nõmsalult esimene servi viga, napilt audis. Ja ega ta oli siin selles mõttes hästi löödud, et piiri lähedal ja tegelikult oli ta 2 mängija vahel, et igal juhul raske positsioon vastuvõtjale. Nii, Kaido Treima. Rünnak väljas ja Andrus Raadik. Sealt ei olnud Andrus Raadikul ka kuskile lüüa peale diagonaali, aga no plokk oli juba vastas selleks. Jah, kuigi tegelikult plokk siin väga varakult paika ennast sättida ei suutnud, selles mõttes, et ega ta väga kõrgel ei olnud siin blokeerijana Martin Luka, aga plokipunkt sealt tuli. Ja väga hea palling siin Kaido Treimalt, pall kukkus jälle nina ette seal Edgar Maierlile, et see planeering palling on ohtlik, kui ta sinna üle võrgu lindi tuleb ja teinekord ta võib väga-väga ootamatult vajuda siin vastuvõtja ette maha. Märkamatult jälle 2 punkti on ainult Pärnu ees. No vaatame, kuidas see seis siin 20-ni jõuab, et kas saame põnevamat game'i lõppu näha. Seekord punkt Pärnule, 18-15, Edgar Maier 3 ploki vastu õnnestus selle palli punktiks lüüa. Nii ja nüüd siis vahetus Pärnus, Ergo Sartakov välja, Kardo Kõresaar sisse. Kas Pärnu on sooritamas nüüd ka järgmist vahetust, kui siis tuleb Andrus Raadiku asemel Marti Keel, ehk siis toimub siis sisemängijate ja diagonaalide vahetus. Eks seda ole kohe näha. Jah, need 3 kohta oleks õige niimoodi edasi mängida küll. Jah, eks Kardo Kõresaal eesliinis mängimine pole kindlasti probleem, et siis asi, kui ta ennast seal tagantliini jõudes 1 tsoonist tunneb, aga eks seda saame näha. Ja järjekordne rünnakuviga ja punkt Pärnule, et korra oli siin saalis siuke tunne, nagu kõik vaatasid, kas oli plokipuude, aga kohtunikud seda ei näinud, järelikult seda ei olnud ja punkt Pärnule, seis 20-15. Ja Marko Mett kasutamas oma teist mõttepausi 3. game'is. Noh, nüüd on jälle meie kord, meil võimalus arvata, kuhu see siis meil järjekordne tõste läheb. Võru meeskonna poole pealt, et eks mõne hetke pärast saame oma panused teha. Vaatame, kas nüüd kõigutati Raadiku kindlusservil ära, et servid olid päris ilusti tugevalt sooritatud. No mina panustaks praegu nüüd selja taha tõstele enne treialile. Praegu läheb 2 peale, kui servi vastuvõtt on käes ja läkski. Nii, Edgar Järvekülg demonstreerib alt sööduga korralikku tõsteoskust ja väga korralik tõste sinna ilusa kõrgusega, mis kontrapalli puhul kindlasti hästi oluline ja ilusti see antenni juurde kukkus maha, et kindlasti väga mugav positsioon, kus Kardo Kõresaar selle punkti ka vormistas. 21-15. Andrus Raadik jätkamas. Jälle korralik serv, tempomängija väljas. Küll tõste jäi lühikeseks ja tegelikult siin Kardo Kõresaar natuke eksis ploki koha valikuga, et tuli liiga lööjale vastu. Tuli jah, liiga väljaku antenni
juurde ära, et tegelikult tõste oli juppmaad lühem ja sealt tekkis üldse võimalus Henri Triialil see pall sinna väljakule üldse saada. Ja oligi siis vahetus sidemängijana väljakul Martti Keel ja toimunudki siis sidemängijate ja diagonaalide vahetus. 22-16 seis, 22. punkti siis Sven Saarpere toob Pärnu meeskonnale. Ja pallingul Edgar Maier. Nüüd tempomängija ka jälle võimalus tõsta ja sinna see tõste kohe ka läheb. Nüüd Pärnu suudab palli mängida küll määrustepäraselt üle võrgu, aga napilt auti, et Võru meeskond oli hetkel suhteliselt enesekindel. Aga siin väga suur see autiminek ei olnud. Ja Võru meeskonnas vahetus. Olari Venno asemel tuleb servima Võru meeskonna teine sidemängija Sten Maask. Tuleb ilmselt planeeriv palling. Seda vahetust on ka Marko Mett siin Schenkeri liigas kasutanud. Et siis Sten Maask siin sekkub geimi lõppude otsustavas faasis oma planeeriva serviga. Tuli ka suhteliselt ebameeldiv serv. Aga Kristjan Jürimaa läbi õnne. Pall oli võrgust kõrgemal ja nagu öeldakse, et pall on võrgust kõrgemal, siis saab seda palli lüüa ja nii ta punktiks seekord tuli. Blokile ka üllatav moment. Keegi seal blokis selles mõttes vastas ei olnud. Ja keegi ei lootnud enam lööki saada. Sven Saarpere siis pallingul. Siuke pool hüppel planeeriv, et polegi Svenil sellist servi veel näinud, et ja nüüd siis Kristjan Jürimaa nii-öelda natuke soperdas võrgu ääres. Et oli võimalus seal lihtne punkt ära võtta, aga ehk siis ta võttis selle punkti eelmise rünnakuga ette ära, ilmselt. Jällegi Kristjan Jürimaa natuke tormas siin, ootas kiiremat tõstet. See oli väga hea löök üle kolmese ploki kaarega taha nurka. Jah, korralik platsi tunnetus, korralik platsi, kas just nägemine, aga pigem see tunnetuse poole, et 3 blokki, et siis neid löögisuundi nii või naa on vähem kui siin 2-1 blokki vastu, et siuke punkt. No nüüd natuke Janus Nõmsalu viilis siin väljakul, jättis siin ühe lihtsa palli ise mängimata, kuigi temal oleks see kõige lihtsam olnud seda teha, aga ja Kardo Kõresaar natuke rannavõrkpalli meenutava löögiga õnnestus siis punkt tuua Pärnu meeskonnale. Tahtis sellise kõkslöögiga üle ploki nagu väikest tanni teha. Jah, kindlasti selline löök nõuab mängijalt väga korralikku pallivalitsust, et siukest lööki üldse sooritada. Nüüd hakkab siis ka Võru sidemängija punkte noppima. Muidugi nüüd tundus, et Kardo Kõresaar pärast servi tahtis harjumuspäraselt minna positsiooni 6 poole, et mängida kaitses, aga tegelikult ta nüüd diagonaalründa, et natuke oli segaduses, sealt tulenevalt ka ei jõudnud õigeks ajaks paika, aga selle geimi lõpplahenduse otsustab teha Martti Keel. Jälle sidemängija. Jah, sidemängijad siis lõpus omavahel kemplemas. Et kolmas geim siis seisuga 25-20 Pärnu meeskonnale ja hetkel mänguseis 2-1. Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale!
paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame, valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Tere tulemast tagasi siis linnade karika turniirile siia Kuressaare spordihoonesse ja algamas meil siin 4. game. Siin 3. game'i kokkuvõtteks jõudnud jälle meie kätte statistika ja Pärnu poole pealt siin kõige resultatiivsem Sven Saarber olnud ja põhimõtteliselt teinud ideaalse game'i. Rünnakul siin 100% resultatiivsus ja samamoodi aidanud võistkonda 3 plokiga. Et väga korralik game Sveni poolt ja tegelikult kokkuvõttes on Svenil siin terve mängu peale, 3 game'i peale juba 5 plokipunkti koos. Et kindlasti väga korralik näitaja. Väljakule vaadates siis tundub, et Pärnu poole peal see mängijad väljakul samad. Jaanus Nõmsalu temporündajana, Andrus Raadik diagonaalründajana, sidemängina jätkamas siis Martti Keel, nurgaründajad Edgar Maier, Kristjan Jürimaa ja libero Edgar Järvekülg. Ja Võru poole pealt samamoodi sidemängija Bobby Pokker. Nüüd siis diagonaalründajana jätkamas Henri Reial, kes siis juba eelmine game sekkus diagonaalründaja positsioonil game'i ja nurgaründajad siis Jarek Jänes, Olari Venno ja keskelt Kaido Treima ja tundub, et Martin Luka. No nüüd oli siis natuke kiirem see lahendus seal. Kombinatsioonina mängitud juba see Paivi kombinatsioon, aga Martti Keel kaitses väga õige kohavalik ja ei valmistanud talle see küll raskusi, aga sealt edasi rünnakulahendus natuke jättis soovida. Ja 1 ploki vastu mängiti siis Andrus Raadik 4 tsoonist rünnakule ja temale ei valmista see probleemi, et punkti. Diagonaallöögina tugev löök ja Pallingul Kristjan Jürimaa. Nii, jälle oli variant keskele tõsta seekord, Bobby Pokker seda ei teinud. Ja nüüd läks natuke Edgar Maieri jaoks see mäng keeruliseks, et oli küll 3 blokki vastast, tahtis sealt seda kuidagi üle õla sinna piiri poole keerata, aga eks see olukord võib-olla oli no jah, oligi lühike, tahtis seda piiri lüüa, kuhu siin ainuke variant seda lüüa oli, aga natuke läks keeruliseks see olukord. Ja demonstreerib nüüd Kaido Treima oma blokioskust. Ja Võru juba 5-1 ette oli. Jah, kas on tulemas mängu siuke kerge pööre, et õnnestub näha siit täna ka 5. game'i. Jälle palling toimis. Andrus Raadik jätab selle palli mängu. Samamoodi ka Võru meeskond ei suuda palli punktiks lüüa ja ta jäi küll lühikeseks, nagu natuke kätte kinni seal Bobby Pokkerile, aga 1 plokk oli seal vastas ja pallivahetus oli piisavalt pikk, et ega Jaanus Nõmsalul kindlasti ei ole see kohanemine nii ei ole nii kerge, et keskmine plokk peab ikka topelt rohkem tööd tegema kui nurgablokk, kus ta on harjunud mängima. Igal juhul seis 6-1 ja Pärnu meeskond juhendajate tiim Andrei Ojamets, Valdo Järvekülg, Asko Esna on sunnitud võtma siis oma esimese timeout'i siin 4. game'is. Et vaatame, kas õnnestub nüüd siis vastuvõtus pall punktiks lüüa ja ise hakata vaikselt Võrule järgi saamuma. Iseenesest
ütleks, et ega asetus nüüd kõige kehvem kindlasti ei ole, et täitsa korralik asetus. Nüüd jah, õigel ajal Martti Keel siin suutis vältida asetuse viga, et algul oli natuke segaduses, et kes nüüd seda palli siin servi vastu peab võtma ja kus ta olema peab. Jaanus Nõmsalu servi vastuvõttu ja näha ikka tahab servi vastuvõttu, kuigi ta on antud hetkel temporündaja. Osutas siis anda abikäe oma meeskonna vastuvõitjatele, et kuigi see abikäes nüüd kõige parem ei olnud, aga kokkuvõttes sai punktiks. Jaanus Nõmsalu ise ka pallingul. Hüppelt serv. Jälle siuke lihtne serv keset väljakut. Midagi jälle tundus, et Olari Venno natuke kiirustas, liikus sinna vara sisse ja pidi selle löögi hoopis langemise pealt sooritama ja seda näitas ka see kukkumine, mis seal pärast rünnaku sooritamist oli. Lühike tõste selja taha Endri Reialile. Endri Reial, kes ju siin viimane hooaeg ikka ainult puhas temporündaja olnud, et kindlasti tema jaoks see positsioon tunduvalt mugavam hetkel. Pallingul Kaido Treima. No ja nüüd Võru plokk luges selle tõste läbi ja Martin Luka blokeeris siin Sven Saarpere ja esimene tehniline timeout siis 4. game'is. Seisul 8-3. Võru meeskond juhtimas. Tagasi siis spordihoones siin Kuressaares ja seisul 8-3 4. game'is Võru meeskonna juhtimisel. Jätkame siis mängu jälgimist. Andrus Raadik nüüd oli küll raskesse positsiooni pandud, et sooritas ise vastuvõttu, mis ei jätnud talle kõige rohkem aega siin rünnaku ettevalmistamiseks, aga oli võimeline siis siit ka punkti välja võluma Pärnu meeskonnale. Sidemängija Keel nagu ütles, et löö nüüd ise maha kah, kui kätte ei saa. Aga Raadik oli sellega toime. Pallingu viga Andrus Raadikult ja järjekordne punkt Võru meeskonnale. No siin on täpselt see koht, kus nüüd Võru meeskond peaks natukene veel nii-öelda juurde panema ja oleks see Pärnu selleks game'iks murtud. Ja eks vaatame, kui ta neil see välja tuleb. Ja järjekordselt Sven Saarpere kesktsoonist rünnakuga toob järjekordse punkti Pärnu meeskonnale. Hästi kiire löök oli, plokk oli nagu ette jõudmas, aga no see hetk on siin väga tähtis. Sven täna väga korraliku esituse teinud. On punkte nii plokis rünnakul kui ka siin serviga hoidnud Võru meeskonda pinge all. Ja nüüd Edgar Järvekülg oli küll seal olemas, nägi läbi, et on oht selle sidemängija kavala rünnaku sooritamiseks seal vastasvõistkonnalt, aga on ka selliseid olukordi, kus sa reaalselt oled valmis selle mängimiseks, aga ei saa seda palli kätte. Kuidagi valele poole mängis seda palli. Tahtmatult ilmselt. Tundus, et ta oli liiga vara seal koha peal olemas, et jõudis liiga palju mõelda, mis tegema peab. Pallingu viga Olari Vennolt saandki aru, kas ta nüüd üritas seda lühikest kavalat pallingut sinna võrgu ette teha, et kindlasti on see väga keeruline element, et ei ole üldse lihtne seda sinna panna, aga
järjekordselt nägime siin Sven Saarperel päris huvitavat pallingutehninga, et niisuguse suhteliselt madala etteviske pealt hüppelt siis randmega kaetud serv, et kindlasti kui ta on võimeline nii mõlemad pallingud nüüd suhteliselt sarnase etteviske pealt lööma, siis on väga niisugune üllatuse moment vastasvõistkonnale. Kristjan Jürimaa siin ilusti oli plokis temporünnakuks abis ja sai käed vahele ja nii-öelda suurema hoo pidurdatud rünnakul ja kontrarünnaku lahendus siin Pärnu poole pealt punktiks ja 8-10 on Pärnu jõudnud 4. skeemis Võru meeskonnale järgi. Jälle tõste kvaliteet jättis soovida, rünnakut sealt ei tulnud ja kasutab võimaluse ära Pärnu. Kristjan Jürimaa sooritab rünnaku ploki puutesse, aga plokk samal ajal võrgus ja järjekordne punkt Pärnule ja vahe on minimaalseks. Siit on tiksunud juba 4 punkti sellest asetusest. Jah. Seisul siis 10-9 veel Võru juhtimas ja kasutab Marko Mett oma esimest time-out'i 4. skeemis. No nüüd juba pigem tundub, et see game ikkagi hakkab sinna Pärnu poole tüürima, sest nagu ma ütlesin, et minu arvates oleks see Võru võimalus tekkinud siis, kui tõesti seal veel 15-16 punkti peal on niisugune 6-7 punktine vahe, et siis on juba Pärnul raske. Siis on Pärnul keeruline, aga praegu on Võru lihtsalt pallingu vastuvõtuga taha surutud ja ei saa rünnakut üles. Endrid Reial, rünnak mängu, kontrarünnak mängiti tahaliini ühe tsooni Andrussaadikule, aga Võru plokk korrektselt vastus. Et ei läinud nüüd ka kõige julgemalt seda palli siin otsustama, et ei olnud siin täisjõuga sooritatud rünnak, aga valis siis natuke pehmema löögi taktika ja ka plokk oli korrektselt paigas ja pall tuli tagasi. No nüüd oli küll enam-vähem niisuguse kiirusega see paibi kombinatsioon mängitud, aga võrk oli ka tühi, jah. Aga Edgar Maier vist tundus, et jäi nagu natuke kiireks see tõsta tema jaoks, et ei olnud ta nagu päris valmis nii kiirelt seda palli sinna lööma minema. Ja. Võru mängib kaitses, aga kontrarünnakul tõste oli ebakvaliteetne, aga õnneks said veel ühe võimaluse ja nüüd siin Võru küll võitleb, aga tundus, et Endrid Reiali poolt löödud pall, mis läks plokki, tundus, et oli out'i minemas, aga seal Jarek Jänes ei suutnud reageerida, kuna pall tuli nii kiiret, et tundus jah pigem, et see pall oleks out'i läinud, aga hoopis punkt Pärnu meeskonnale. No, Pärnu kindlasti nüüd ootaks Marti Keelelt mõnda servi punkti siit. Ja seda ta tegema läheb, korralik hüppelt palling. Aga nüüd Endrid Reial, tõste rütmist väljas, korraliku hoovõtu pealt lööki sealt ei tulnud, aga plokk jättis enda töö tegemata ja koksasti keset palli platsi maha. Et jah, kindlasti sellisest positsioonist nüüd seal 4 meetri pealt mängida on väga, ei olegi, ükski mängija polegi selleks nii-öelda valmis, et ei ole just kõige loogilisem lahendus. Praegu oli Raadiku poolt väga kavalalt pikipiiri löök plokist mööda tehtud, mitte jõuga, aga lihtsalt hästi keeratud rannaga. Jah, kui on olemas nii-öelda platsi nägemine, näed, kus plokk on, mis kaitse teeb ja nii edasi, et siis miks mitte selliseid rünnakuid kasutada. Marti Keele poolt väga korralik kaitse, koha valik ja väike üllatusmoment ka Võrule, et see pall üldse sinna peale tagasi tuli ja siit ka punkt Pärnule ja 12-13, jällegi vahe minimaalne. Nii jälle suudab Kristjan Jürimaa panna siin surve alla Võru vastuvõtjad ja saab plokis särada Jaanus Nõmsalu. Raadik Nõmsalu korrektne plokk 4 pealt ja Endrid Reial selle üles leidis. No nüüd korraks tundus, et Edgar Maier kaotas siin palli ära. Sai küll plokist puute ja
pall oli täitsa mängitav, aga kui ei näe palli, kus pall on, siis on keeruline, et pall oli üleval, aga ei jõudnud veel sinna vaadata, kui palju jälle alla kukkus. Nüüd siin Pärnu natuke varieerimas oma asetusega, et Jaanus Nõmsalu ja Andrus Raadik siin ploki asetuseks vahetanud koha ja hoopis oli Andrus Raadik siin keskblokkeerijana sellel pallivahetuses ja Jaanus Nõmsalu siis diagonaalründaja positsioonil. See oli nüüd siuke natuke vanema aja stiilis palling. Korrektselt jalad maas, käsi sirutatult ja pall lendu löödud, et 15-14 ja Võru poole pealt siis pallingul Kaido Treima. Ja game hakkab palduma sinna lõpupoole. Jällegi praegult nägime Edgar Järvepõlle poolt nüüd korralikku appiliikumist siin Kristjan Jürimaale, aga Võru korrektselt paigal ja 16. punkt Võrule, tehniline timeout 4. game'is. Nii seisul 16-14 siis tagasi, tehniline timeout toimunud, võistkonnad korraks pingi pealt väike lonks vett võetud ja uuesti tagasi. Kaido Treima pallingul. Trossist kukkus pall ette alla küll, aga Edgar Järvekülg oli selleks valmis. Nüüd mõlemad võistkonnad siin korralikku rünnakut ei õnnestunudki kummalgi võistkonnal nüüd see pallivahetus üles võtta ja lihtsa veaga punkt Võrule. Game'i lõpus Võru 3 punkti mõtte rebinud. 17-14, eks ole näha, et jällegi minu arvamus see, et kui siin 20. punktiks on Pärnu meeskond siin enam-vähem tasamängus, siis pigem panustaksin Pärnule, aga kui vahe natuke suurem, siis tekivad ka Võrul omad võimalused. Edgar Maier ühese ploki vastu punkt Pärnule ja tundub, et algab siis Andrei Ojametsa mõttetöö, ehk siis Kardo Kõresaar etteliini sisse ja ilmselt on siis tulemas jällegi seekord siis Ergo Sartakov Andrus Raadiku asemele pärast seda, kui Andrus Raadik oma pallingu ära sooritab. Senikaua mängib Pärnu ilma sidemängijata. Ja läks Kardo Kõresaar nüüd seda palli otsustama, aga plokk oli korrektselt vastas ja ma arvan, et ei teinud just kõige õigema valiku, kui ta otsustas selle palli sinna Hendrik Reiali ploki poole lüüa, et Martin Luka seal keskblokkeerijana oleks kindlasti natuke parem variant olnud. Pilk oli küllaltki all, ega ta jäi lootma lihtsalt, et jõuga läbi, aga seekord oli küll plokk väga tihe ees. Hendrik Reial, väga oluline serviseerija, aga paraku seeriaks ei kujunenud, et see oli nüüd jälle see koht, kus siit teha 1-2 korralikku servi ja oleks jälle lõpumänguks tükk maad lihtsam see seis olnud, aga eks ole näha. Edgar Maieril serv sinna positsioonide 5 ja 6 vahele, aga tundus, et läks natukene outi ja läks siis ilma mänguta punkt Võrule. Olari Venno. Kardo Kõresaar tahtis ka nüüd siin hirmus kiiret tõstet lööma minna, aga
mängiti pall lihtsalt üle, aga kontrarünnaku võimalus siin Pärnule ja järjekordselt Edgar Maier tsoonis 6 rünnates sooritab joonevea. Kindlasti siuke nüüd tegevus, mida siin game'i lõpuks enam andeks ei pruugita anda, et selline lihtne viga. Tuletada meelde, siis esimene game lõppes ju tegelikult Pärnu enda vigadega. Jah, ega et nagu sellist väga suurt kindlust neil ei ole, et veel riskida siin 16-20 seisuga. Siin Pärnu poole pealt siin sõltub kõik suuresti sellest, kes nüüd siin servima asumad ja mis servi sealt tulemas on, et kas on natuke riski julgust seal mängijatel sees, et järgmisena siin Sven Saarpere ja Kardo Kõresaar on need järgmised servijad, et kui sellest vastuvõtust nüüd pall maha, et eks siis need 2 servijat väga olulised, mis seal toimuma hakkab. Kuid nüüd siis Marko Mett sooritamas vahetust, taktikaline servivahetus, Olari Venno välja, Sten Maask sisse ja ilmselt siis vasaku käega planeeriv palling tulemas. Nüüd palling küll kõige paremale vastuvõtjale, aga sealt päris perfektselt vastuvõtt ei tulnud, aga seekord Kardo Kõresaar vormistab siin punkti ja 17-20 vähendab siis Pärnu meeskonna kaotusseisu. Pallingul Sven Saarpere. Eelmine ring ta tegi siit 4-5 servi. Esimene serv on tehtud, nii punkt tuli. Aga endiselt ikkagi otsustab lüüa seda nii-öelda natuke ebastandardset randmega kaetud servi, ja lööb järjekordselt servi sarnase ja äspalling. 19-20 Pärnu kaotusseis minimaalne ja Marko Mett kasutamas oma teist timeouti siin 4. game'is. Eks nüüd ole näha, et mis siin Sven Saarpere jälle välja mõtleb, et nagu ütlesin, nüüd need järgmised 2 servimeest on hästi olulised servimehed, et kuidas seda game'i lõppu mängima minna, et kas minna seal väikse miinuse pool seisuga või nullis või suudetakse hoopis plussseis siit väike välja mängida. Võrul on vist raske rünnaku seis praegu, sidemängija on ees. Jah, Võrul just kõige soodsam asetus ei ole. Ja, et nüüd nagu servi veaga ei tohiks jätkuda. Jah. No nii. Endri Treial ja lööb tagaliinist ja lööb üle ploki ladva. Ega siin väga palju rohkem variante ei olnud, kus see tõste oleks otsustada hetkel võinud minna ja Endri Treial õigustab sidemängija usaldust ja lööb siin ploki ladvast palli 6 tsooni punktiks. Martin Lukka pallingul. Nii, Edgar Maier serv käes ja Kristjan Jürimaa. Pall jääb mängu uuesti, temporünnak, tõste madal, Jaanus Nõmsalu rünnata ei suutnud, kuid veel võimalus Pärnul. Ja Kristjan Jürimaa pooleldi pehme, pooleldi jõuga sooritatud löök. Vahetus, õigemini 2 vahetust siis Pärnu meeskonnas. Martti Keel tuleb siis servima, Andrei Ojamets Kardo Kõresaart külmamängijana ei usaldanud servima. Iseenesest minu arvates ka mõistlik valik Martti Keel servima, ehk siis ole näha, kas õigustab nüüd treeneri usaldust või mitte. Ja tuleb korralik serv. Korralik serv ja Jaanus Nõmsalu, plokipunkt. Korrektselt käed teisel pool võrku ja pall lihtsalt tagasi väljakule ja seis viigist 21-21. Pallingut jätkab siis Martti Keel. Korralik hüpertserv jälle. Väga kõva serv oli, jah. Ja nüüd Bobby Pokker julges teha suhteliselt riskeeriva lõpplahenduse siin. Täiesti külgjoone juures söötis terava tõste keskele. Näitab ka sidemängija julgust ja
agressiivsus siin. nii, serv käes. Ühe ploki vastu. Andrus Raadik pikki piiri. Henri Reial jättis sinna selle koridori vabaks ja Andrus Raadik selle leidis ka korralikult ülesse. Seis 22-22. Pallingul Kristjan Jürimaa. Siin 2 järgmist servi tundub siin Võru meeskonna jaoks on suhteliselt lihtsad, et ei ole Kristjan Jürimaa ega ka Jaanus Nõmsalu, kes siin nüüd pärast järgmine Reial tegi väga kavala pikipiiri löögi ja Võru on 23-22 sees. tea, kas siin Andrei Ojametsal oleks ka mingi servivahetus praegult hetkel Jaanus Nõmsalu asemele planeerida. Äkki saaks ühe lihtsa punktikese siin. Iseenesest Sander Steinberg täitsa võimeline seda tegema. Jah, omapärane. Ja jälle oli siin selleks pallivahetuseks Andrus Raadik ja Jaanus Nõmsalu kohad vahetanud. Rünnaku punkt siin Edgar Maierilt ja 23-23. No nüüd on seal Võru pool on nii temporündaja kui ka diagonaalründaja. Ja nüüd Jaanus Nõmsalu oli nüüd noolinud seda servivõimalust, kiiret servi pärast kohtunik Vilet juba tervelt 2 game'i ja nüüd suutis selle ära teha. No mis nüüd, kas siis praegu oli plokk oli käega antennis. Tundus jah, et plokk oli siin Henri Reial oli käega antenni katsunud ja löök iseenesest oli plokist mööda ilust, jah. Aga kohtunikud vist annavad uue palli, nii et noh, selles mõttes ka sõbralikus õhkkonnas, sõbraliku turniiri puhul väga õige lahendus. Jaanus Nõmsalu pallingul ja Henri Reial. Ehk see game on siin suhteliselt Henri Reiali peal püsinud, aga eks ole näha nüüd, mis game'i lõpus juhtub, et nüüd on need õiged punktid, mida on vaja punktis hakata lööma, et ega seda varasemat edu ei mäleta keegi. Ja lõpplahendus. Pärnu kasuks 25-23, Olari Venno ploki löögiga lõpetab kogu kohtumise ja kohtumise võidab siis Pärnu meeskond tulemusega 3-1 ja meie poolt siit kommentaatori laualt hetkel kõik, aga püsige veel Tipikas TV lainel, et õige pea tulemas ka intervjuud alt saalist mängijate treeneritega, äkki ka kohtunikuga, kes teab. Nägemist! Nägemist! Kuressaare sünnipäev. Pidustused 8.–11. maini Kuressaare kesklinnas. Tulge sünnipäevale! Paneks uue katuse. Vot sellise. Tuleme ja mõõdame, valmistame ning paigaldame. Üle Eesti. Toode. Võtmed kätte plekitööd. Kui vaadata numbreid, siis 3-1 võit oli ära, tuli see kergelt, tuli see raskelt? Ei no ikka suures võitluses. Et Võru oli tubli, väga
kõvasti üritas vastu hakata ja oli kuulda, et nad on kõvasti trenni teinud selle nimel. Millise plaaniga Võru vastu tulite? Ega ausalt ei olnudki mingit plaani, et improviseerisime. Mäng algas teile 23-25 kaotused, kas mehed ei olnud mänguks valmis? No jah, hakkasime seda mängu lihvima platsi peale, eks paraku ühtegi treeningut enne seda koos teha ei saanud. Teil oli põhimõtteliselt kõik nagu Pärnu oma mees? Martil seal nagu rohkem, sest sidemängija tunnetus, partnerite tunnetus on nagu rohkem selline probleemne, aga Jaanus sai hakkama ju mõlemas kohas, nurgas ja ka keskel väga hästi, nii et ma usun, et Jaanusel küll ei tekkinud probleemi. Ta hirmsasti kippus sidemängija kohal, aga paraku veel vara. No mängus tundus pealtvaatajatele vähemalt niimoodi, et kui Pärnul ei vaja, siis mehed hakkasid mängima, siis tuli ka võit tuli mängu. Või oli ikkagi Võru vastaseis pisut üllatav? Ei olnud üllatav, noored poisid kindlasti tahtsid näidata ennast ja meil nagu võib-olla jäigi selline, kuidas öelda, natukene väikse kokkumängu taga ja teine asi on ka see, et siin osa mehi, kes koondis tulevad, eks nad on seal suht kanged, et praktiliselt kangi alt tulnud, nii et ei ole midagi, et fakt oli ka see, et selge see, et võib-olla motiveerida raske, nii edasi, aga hea, et kui õigel ajal ennast kokku suudetakse võtta. Kohe algab teine poolaeg Kuressaare-Rakvere, keda homme finaali vastaseks ootate? No parim peaks finaali pääsema, et eks seal vaatame. Kui nüüd paari sõnaga kokkuvõttelt öelda, rääkida midagi selle turniiri kohta, see on vist Eestis ajalooline sündmus, kui linnade selline turniir peetakse. Esmamuljed? Ei, väga tore ja väärib igasugust sellise turniiri võib-olla läbiviimine muutuda üldse traditsiooniliseks, miks mitte, eks ju, ja lisanduks võib-olla mõni linn veel juurde siia ja ei, väga põnev, kindlasti vajalik. Kas see võiks hakata käima ka linnast linna, kas Pärnu võiks ka seda võistlust kunagi võõrustama hakata? No, miks mitte, et kindlasti oma selline iva siin sees on ja publikule ta on nagu teistsugune, kõik on harjunud vaata nägema seda klubide võistkondi ja kus need on segatud välismaalastega ja võib-olla lisajõududega nagu väljaspoolt Eesti kasvandiga. Aga fakt on see, et kui puhtalt oma nagu kodukootud tulevad platsi peale, see on alati huvitav. Aitäh! Üks-kolm kaotus on alati, ei ole kõige parem, aga tegelikult poisid võitlesid täna südilt, kui vaadata, kes teisel pool võrku oli. No jah, me oma paremat koosseisu siia välja ei saanud erinevatele põhjustel. Tervitakski siinkohal kõiki neid Võru legende, kes erinevatele põhjustel tulla ei saanud, kes töö ja kes muude põhjuste tõttu, et meil olid täna väljakul siin tulevased talendid ja legendid, et ma arvan, et nad mängisid nii, nagu nad oskasid ja tuli välja nii, nagu tuli. Millise plaaniga tulite Pärnu vastu? No meil on Tamar Nassar on seal pingi peal, räägib täpselt ette, kuhu need tõsted lähevad, et ega me kaotama ei tulnud, et ikka tulime võimalikult südi vastupanu osutama, et plaan oli servida Edgar Maieri peale, Kristjan Jürimaa peale, meeste peale, kes pole kas siis paar aastat enam sellisel tasemel mänginud või siis kes pole sel aastal või sellel hooajal siis mänguaega saanud. Maierit just mõtlen siinkohal. Mäng hakkas teile positiivselt, võisite esimese geimi 25-23. No jah, eks Pärnu, eks nad teadsid, et me nõrgemad olema, et endast selgelt nõrgemate võistkondade vastu on alati kehv mängida, et no, ma ei oskagi öelda siin, mitte et nad ei oleks proovinud, aga lihtsalt on kuidagi, ega siis alati, kui tuleb Võrru mängima Selver või tuleb Pärnu või neist nagu tabelis Schenkerliigas eespool asetsev võistkond, eks neil on alati raske mängida endast selgelt nõrgema võistkonna vastu. No teises skeemis oli vist päris hull lagunemine, 14-25. No arvata oli jah, et nad peale esimest geimi sellise hooga peale tulevad
ja meil jah kukkus siin noor mängumees nimega Kevin Kaaristo täitsa näost ära, ja Olari venna samamoodi peale paari plokilööki vajus ära, et sellist hävingut ma lootsin vältida ja üks game tuli ikka sisse Kohe algab teine poolfinaal, kus on vastamisi Kuressaare ja Rakvere. Keda endale nüüd kolmanda koha mänguks vastaseks ootate? Ma arvan, et Rakvere ikka Saaremaal on ju õunpuu, et Oma mees. ta võtab vägis ära. Millised on üldmuljad selles turniiris? Turniiri ametlikult ei ole veel avatud, ega esimesed mängud on juba mängitud, et kas see on, peaks muutuma traditsiooniks, võiks samas vaimus jätkata? Kindlasti väga väärt üritus ja nagu näha, siis siin rahvast on päris korralikult ja hooaja lõpu üritusena või mängudena minulest on nagu rusikas silmaauku, et jah, kõik on ilus, teelepiira on ka ilus. Aga kas sellest võiks saada selline turniir, kus turniir käib linnast linna, ühel aastal võõrustab Kuressaare, teisel aastal Pärnu, kolmandal Võru? No Võru saab järgmisel aastal 230 aastaseks, et miks mitte võiks olla Võrus järgmisel aastal. Aitäh!